Kui ma olin umbes 4 või 5 aastane, siis mulle meeldis üle kõige joonistada ja süüa teha. Ja ma mäletan eredalt just ühte sellist maalimist koos emaga. Mina siis üritasin maalida samu asju, mis ema maalis, tegin niimoodi kadakat rohelisega ja siis inglid, ma mäletan, mul sinine värv niimoodi plätserdasin ja siis vahepeal vaatasin, mis ema teeb, vaatasin, issand, kui ilus kadakas tal on. Selline nagu päris kadakas ja ingel on ka nii, siis vaatasin enda joonist, minust küll kunstnikut ei saa. Ja mul on see nii meeles, nagu just see joonistamine, et ma tegin selle otsuse, et ei, et ema maalib palju paremini. Ja siis umbes nagu sellest samast ajavööndist, siis me kokkasime koos emaga. Või no õigemini mina panin ta kokkama, et nõudsin, et raamatutes ka emmed teevad ikka pirukaid lastele ja kooke ja et äkki sina ka ikka teed midagi. Siis mu ema niimoodi ohkas, mu ema ei olnud suuremasi kokka ja siis mina olin juba väga elev ja panin need põlle ette ja siis ema võttis külmkapist sügav külmutatud lehtaigna paki, pani laua peal. Ma mõtlesin, et kas me tainast ei hakkagi tegema või? Ei, see ongi tainas. Okei, siis lõikas sealt mingisugused täheksid välja, raputas sinna kaneeli peale ja suhkurt, siis viskas ahju. Siis ma ootasin, et mis nüüd tuleb, nii põnev, aga emaga teen siin pirukaid. Ja siis tulid ahjust välja need pirukad. Need olid sellised, pooled olid nagu ära kõrbenud, pooled olid nätsked. Ja siis enamus nendest pirukatest niimoodi kolisesid, kui nagu vastu lauda taguda. Ja ma olin nii nördinud. Ma mõtlesin, et selle kokanduse pean ma vist küll ise käsile võtma, et selles osas saan ma kindlasti paremini teha kui ema. Mina ka. Mina ka. Mina ka.